Romet! Tere, tere! Tere tulemast siia minipodcasti Täitunud unistus. Aitäh kutsumast! Meie podcasti eesmärk on siis inimestes äratada uuesti julgus, selline tahe liikuda oma unistuste suunas ja päriselt hakata neid samme tegema selleks, et need unistused täituksid. Meil kõigil on ju see praegune elu ja kui mitte nüüd, siis millal. Ja ma olengi sind kutsunud siia sellepärast, et sa oled mega pühendunud, võtnud ette ühe fookuse, ühe ala, selleks on jooksmine ja sa oled seda teinud järjepidevalt nüüd tänasega 477 päeva. Kas see on õiged andmed? Ja. Ja siis ma umbes ümardasin seda, siin võib mõned päevad siia-sinna minna, aga see teeb iga päev jooksmist 1 aasta, 3 kuud ja 7 päeva. Siin võib mõned päevad nüüd segi olla, sest mõni kuu on lühem, mõni kuu on pikem, aga see on ikka meeletu, mida sa oled teinud. Ja lisaks, kuidas tegelikult mina sind tean, et me kohtusime ühes laagris ja seal sa hakkasid pilli mängima ja lauluringe tegema. Ja sa oled seda nüüd ka mitu aastat järjepidevalt teinud, et sa oled väga osav kitarriga ja sul on väga hea lauluhääl. Roomet, kas sa tahaksidki veidi rääkida, et millised on need sinu kas pisemad või suuremad, muidugi oleneb alati vaatenurgast ja sellest, kes neid kuulab, oma unistustest, mis need on ja ma väga tahaksin võib-olla ka rohkem kuulda sellest jooksmisest, et kuidas see sinu ellu jõudis ja mis see sulle annab ja miks sa seda teed ja miks sa kas siis jõuludel või miks sa ühtegi vaba päeva ei võta? Ja. Jooksmisega on niimoodi, et ma sain ühelt healt sõbralt inspiratsiooni, kes jooksis, no ta alustas täiesti null kogemusega, selline pigem suurem ja kogukam poiss ja lihtsalt hakkas üks päev jooksmas käima ja tema käis kokku 493 päeva, kuniks ta pidi ühe päeva vahele jätma, sest et siis tuli tal kaitseväe õppus ja siis ei olnud võimalust minna lihtsalt ja jäigi päev vahele. Ja minuni jõudis see kuidagi viivitusega, sellepärast et vist läks nagu peaaegu aasta mööda sellest juba, kui tema oli selle oma jooksu ära lõpetanud, selle igapäevase jooksu, et ta siiamaani tegelikult jookseb aktiivselt ja käib maratonidel ja treenib ennast. Aga minuni jõudis see kuidagi viivitusega, kui ma hakkasin vaatama, tema ka jagas oma Instagramis oma seda teekonda. Ja siis järsku ma nagu leidsin selle ülesse nagu hiljem. Ma teadsin küll, et ta jookseb, aga ma ei olnud niimoodi nagu vaadanud. Ja järsku leidsin selle ülesse ja sain nagu nii jõhkralt inspiratsiooni, et ma läksin siis jooksma. Esimene kord oli selline 6-kilomeetrine ring, mille ma jooksin kuskil 50 minutiga, natuke üle 50 minuti. Ja ma panin endale kohe peale esimest jooksu siis eesmärgi paika, et ma tahan selle sama ringi joosta kunagi poole tunniga ära. Et siis 6 kilomeetrit 30 minutit. Ja ühel hetkel ma olin siis 4 päeva jooksnud järjest, kus tuligi see taipamine, et davai, ma teen ära. Et ma tahan näha, et ma tahan endale näidata, et ma suudan seda. Ja 4. päeval otsustasingi, et nüüd on see, et ma ei jätagi ühtegi päeva enam vahele. Ja siis ka vaikselt jagasin seda oma Instagramis, sain mõnusat tagasisidet ja no ma tahan kindlasti öelda, et ma ei ole mingisugune professionaalne sportlane või selline nagu jooksja, et ma olen täiesti tavalise kehaehitusega, ma ei toitu nii nagu mingi hullult täpselt või tervislikult, et nii kuidas juhtub ja jooksmine on lihtsalt elus mul sellepärast, et ma märkasin, et ma elan hästi palju mugavustsoonis.
Mm, ja, ja ma arvan, et sellepärast ma seda teengi, et ma võin öelda endale, et ma olen viimased peaaegu 500 päeva juba iga päev veetnud vähemalt pool tundi õues aega. Iga päev olen võtnud selle aja iseendale, lülitanud ennast nagu igasugustest muudest mõtetest välja, pannud fookus ainult iseendasse ja, ja see on äge, see selline pühendumus ja ma kas, arvan, et sellepärast ma seda teen. kas sa tunned ka seda, et võrreldes nüüd enne, kui sa alustasid jooksmisega versus tänane sina, kas sa tunned, et sul on nagu kirkam kuidagi mõttetegevus, oled sa vaimselt ja füüsiliselt paremas kohas? Kas sa oled enesekindlam, su eneseusk on nagu tõusnud, et kõik asjad, mis nagu võiksid võib-olla Mhm. sinu jutu põhjal juba nagu täna olla siuksed muudatused, mis on sinu elus toimunud tänu sellele otsusele ja tänu sinu nagu järjepidevusele, püsivusele, et sa teed seda iga päev? Ja kindlasti on see usk iseendasse tulnud tagasi. Ma olen hakanud nagu iseennast ka rohkem armastama, et sellega on olnud lapsest saati üsna nagu selline probleemne, et, et kindlasti jah. Sul on Facebookis ka selline tekst bios, et olen siin, et inspireerida, julgustada, motiveerida, aidata, toetada ja armastada iseennast. Et kas see sai sul pandud nagu nüüd jooksu ajal või see oli juba nagu otsus, mis sa tegid ennem seda? See tuli millalgi peale seda, kui ma, kui meie kohtusime seal Ürgseväe retriidil. Et peale seda ma hakkasin rohkem süvitsi minema nagu iseenda sellise sisemaailmaga ja vaatama seda ja kui ma hakkasingi tegelema sellega ja jagama seda rohkem, siis ma sain kuidagi nagu tagasisidet, et see on justkui minu puhul nagu selline tõestamisvajadus või noh, et kellelegi jäi seal silma, et ma justkui ei tee seda iseendale, vaid ma teeksin seda nagu teistele. Ja siis sealt kuidagi see peo sündiski, et ma olen siin selleks, et anda nagu 100% pühendumust iseendale just. Vahel võib ju elus ka olla niimoodi, et meie käivitaja võib olla väline, aga lõpuks jõuab alati nagu sissepoole tagasi. Et vahest ka teiste selline, et võib-olla terav ütlemine või selline võib tegelikult olla väga heaks tõukelauaks meile endile, et väga huvitav, et sa seda jagasid. Ja just täna hommikul oli siin ka mul ühes spordimeeste grupivestluses juttu sellest, kuidas meie üks ühine tuttav, kes samuti seal retriidil oli, on mind sellest ajast peale üsna tihti toginud ja nokkinud ja taga utsitanud, mis kohati on selline solvav ja halb, aga siis, kui ma natukene nagu seedin seda, siis ma saan aru, et tegelikult ta teeb seda heaga ja tal on õigus, et ja siis viin nagu läbi vastavad muudatused. jah, kuidas me ise vastu võtame seda, on ju. Meie reageering on see, mis on määrav. Väga lahe. Kas sa räägid meile mõnedest unistustest ka, mis on täitunud, et 2023 aastal sa kihlusid oma armsa abikaasaga, te abiellusite samal aastal. Kas ka see oli sinul unistus või kuidas te selleni jõudsite või kas sa tahad rääkida hoopis millestki muust, mis on täiesti nii-öelda ei leia kuskilt sinu kohta, aga see unistus sul oli ja see on tänaseks täitunud? Ma ütleks nii, et ma olen väga vähe saanud unistada või noh, kuidagi lapsepõlves on see unistamine on praeguseks ajaks kuidagi nagu täiesti ära ununenud, et lapsena ma kindlasti unistasin rohkem. Aga kas sa Et paned
ja vabandust. kui ma mõtlesin nagu täitunud unistuste peale, siis ma kohe ei suutnudki midagi konkreetset välja mõelda, aga ma kindlasti unistan täna ka. Praegu ma arvan, et ma unistan sellest, et ma saaksin reisida ümber maailma, erinevaid kohti avastada. Et ma saaksin teha sellist tööd, mida ma armastan. Et ma saaksin lisaks iseenda inspireerimisele oma tegevusega inspireerida ka teisi, sellepärast ma alustasin ka seda Instagrami kontot, et nii-öelda jagada ja see on jõudnud paljude inimesteni, kes on mulle kirjutanud ka, et väga lahe ja et hakkasin ka jooksmas käima ja üks kohalik siit minu kodukandist, teda olen võtnud 3-4 korda jooksma. Ja oleme käinud talisuplust tegemas siin lumega ja see on väga lahe ja vaata, sa ütlesid, et sa tahad inspireerida, aga sa oled seda juba nii palju teinud ja tõenäoliselt sa oled seda teinud rohkem, kui sa ise seda teadvustad, sest kõik inimesed, keda me inspireerime, ei tule ütlema aitäh, Romet, et sa seda teed, aitäh, et sa seda jagad. On nii palju neid, kes jälgivad salaja, vargsi ja vaikselt teevad oma elus muudatusi tänu sellele, et sina jagad, ütlesid midagi, tegid midagi. Et kindlasti sa teed seda juba ja täiega teed. Jaa, aga jah, mis puudutab kihlumisse ja abiellumisse, siis oma kallile abikaasale ma olen kindlasti ülimalt tänulik, sellepärast et tema on olnud minu elus üks suurimaid õpetajaid ja tänu talle ma leidsingi oma tee enesearenguni, et üldse hakata iseendaga tegelema, sest et enne seda ma olingi sellisel arusaamal, et minuga ongi lihtsalt tuksis, et mina ei saagi lihtsalt teistmoodi. Aga ta näitas kuidagi täiesti uut võimalikkust mulle ja me oleme koos mõnusalt kasvanud, et loomulikult meil on sellised allakäigud ja siis me jälle ehitame ennast koos ülesse ja lähme sirge seljaga ja tugevamalt jälle edasi. Et see on üks väga põnev teekond tänaseks juba üle 6 aasta kestnud. Nii lahe, et sa oskad seda hinnata ja esile tuua ja seda ise kõigepealt märgata. Hästi-hästi lahe ja nii ilusasti sa räägid, et nii tore kuulda. Kas, kui korraks tulla siia unistuste juurde tagasi, et kas meestel võib olla ka rohkem see, et nad seda sõna unistused, unistamine justkui väga ei kasuta, aga pannakse rohkem nagu konkreetseid eesmärke ja lihtsalt otsustatakse, et ma teen seda. Et meie võib-olla nagu tütarlastena või üldse lastena lapse eas me nagu mõtleme, et me unistame, vaatame taevasse, vaatame pilvi, mis erinevad kujud, mida me, ma ei tea, mis kommi me tahame süüa, onju. Et täna võib-olla nagu mehed just konkreetsemalt seavad lihtsalt eesmärke, nagu sa tegidki selle jooksmisega. Et sa ei hakanud seda, et ma unistan, et ükskord minust saab ka jooksja, kes järjepidevalt teeb seda iga päev, vaid sa võtsid selle lihtsalt omale sihiks, eesmärgiks ja tegid selle ära. Ja ma arvan küll, et võib-olla meeste puhul see ongi nii, et kindlasti ei pruugi olla. Ma tean isegi mehi, kes on väga suured unistajad ja üks neist on sinu podcastis juba käinud ka. Aga ma arvan, et minu puhul jah, toimib võib-olla rohkem see, kui ma panen omale mingi eesmärgi paika ja hakkan vaikselt selle poole liikuma. Aga mind on väga palju nüüd viimase 3-4 kuu jooksul õpetanud üks kogukond, millega ma liitusin ja just unistuste suunas liikumise poole siis.
et see on selline kogukond, kus inimesed kirjutavad välja 100 asja, mida nad elu jooksul proovivad, siis no mitte ei proovi, vaid tahavadki ära teha ja, ja nad annavad endale selleks 4 aastat aega. Ja seal on erinevad tööriistad siis, kuidas saavutada oma neid eesmärke. Et minul on ka plakat seina peal, kus on no päris 100 asja pole, aga ütleme kuskil 80 vist on midagi. Ja seal on hästi palju erinevaid asju, seal on noh, see kogukond on inglise keeles ja seal on noh, näiteks üksi langevarju hüppamine, mis tundub täiesti nagu selline hirmus ja mingi nagu no-go. Seda ma ei teeks elu sees. Aga selles ongi see point, et nii-öelda läbi tulla nendest hirmudest ja unistada nagu laps, et selle kogukonna looja on eestlane, kes on ise jooksnud üle 900 päeva järjest. Ja tema tuli ka täiesti nagu maast madalast, nullist alustas, hästi sihuke piitspeenikene, polnud üldse vormis ega midagi ja hakkas lihtsalt jooksmas käima iga päev ja tegeles endaga ja nüüd ta jagab seda teistele tasuta, seda oma teadmisi ja siis neid tööriistu, kuidas siis saavutada oma eesmärke. Et see kogukond on mind päris palju õpetanud siin viimase 3-4 kuu jooksul. Augustis ma liitusin sellega ja peale seda olen ise ka hakanudki rohkem unistama ja üldse mõtlema selle peale, et mida ma nagu oma elul tahan või millest ma siis unistan. Et noh, seal võivad olla täiesti absurdsed asjad, et näiteks selle kogukonna looja ise, temal on listis, et lennata kosmosesse. Sest sa unistad nagu laps, et ei pane piire, et see on ikka väga keeruline ja seda saavad ainult väga vähesed, et see on võimalik. Inimesed on käinud kosmoses, see on võimalik. Okei, panen kirja, ma tahan seda, on ju. Ja see on nagu üliäge, et ma enne seda ei osanud üldse niimoodi unistada, et ma ei peaks mõtlema selle peale, et mul ei ole selleks raha või seda teevad ainult need inimesed või mis iganes, et me oleme nagu nii kastis oma nende väljavaadetega, et me ei julgenud isegi unistada. See on nii uskumatu, et kunagi ma lihtsalt jagan ühte kiiret lugu. Ma olen kõneklubis ja seal me pidime nagu unistama sellest, et mida sa teed, kui sul on nagu kogu maailma raha, on ja? No, sa oled võidnud lotoga selle summa, mis sa ise tahad. Ja isegi siis me ei julgenud unistada. Näiteks see, et ma pärast tulin koju ja ütlesin, et kuule, mul oleks erakokad, eratreenerid, ma oleks nagu üks päev siin riigis, teine siin, ma oleks perega, noh, teeks igast asju. Aga ma ei tulnud selle peale, et ma ei pea ise süüa tegema. Noh, siuksed väiksed asjad nagu. Joo. Kas korraks võime rääkida ka sellest enesearengust, mida sa siin süvitsi juba teinud oled aastaid, et mehed tavaliselt ei kurda. Mehed, see on nii-öelda stereotüüpne arvamus, et mehed on tugevad, mehed ei nuta, mehed ei virise, mehed peavad kõik ära kannatama. Selline nõukogude aegne tugev stamp on sees olnud meil pikka aega. Ja mehed tavaliselt ei taha minna liiga nagu emotsionaalseks või tundeliseks, sest siis nagu naistena me ei võta enam seda meest tõsiselt, et see küll ei ole nagu mees, on ju. See on nagu selline hästi levinud arusaam. Sinu ellu tuli naine, kes aitas sinus näha võib-olla esile tuua sellist potentsiaali, et sa oled selline mees ja hoopis sellisel tasemel mees ja sinus on selline vägi ja et ta nägi sinust tohutut potentsiaali ja sina nüüd võtsid selle potentsiaali omaks ja oled täna see, on ju. Aga kuidas või millist nõu sa annad inimesele, kellel ei ole partnerit, kellel ei ole nagu seda naist kõrval, kes näeks temas parimat, et ka teisest saaks tulla välja see parim? Mida peaks üks mees tegema, kes tunneb, et ta on võib-olla ta võib kogeda seda, et ta on läbi kukkunud, et tal ei õnnestu, tal puudub eneseusk, tal on madal enesekindlus. Võib-olla ta suhted on sassis, et tal ei õnnestu nagu võib-olla olla püsivalt pikaajalises suhtes või üldse tal ei õnnestu suhet leida, kui see on ta soov, on ju. Millest peaks alustama,
või et ta tunneb rahulolematust, ta tahab mingit muutust, aga ta ei oska, ta ei tea, millest alustada. kui sina Mhm. sellises vaatevinklis korraks mõtled, siis mida sa oma kogemusest soovitad või sellest, mida sa tänaseks oled õppinud, omandanud või tead, et toimib? Okei. Sellele ma võin vastata puhtalt nende teadmistega, mis ma olen saanud sellest kommuunist, millest ma just rääkisin. Et seal on täpselt samasugused tööriistad, mis aitavad inimesi tullagi nii-öelda siis maast madalast ja jõuda kõrgustesse. et minu jaoks kõige suurem takistus oli alustamine. ja, ja kui ma seda tegin, siis nüüd on nagu see, et nüüd mul on raske lõpetada. sest ma olen seda nii palju teinud ja mul oleks väga kahju, kui ma peaksin ühe päeva jooksmist vahele jätma. Et kui ma natukene räägin sellest kommuunist, siis seal selleks, et edasi aidata inimesi, on seal mitmed tööriistad. Üks nendest on X-ide tabel, kus sa siis kirjutad üles oma eesmärgid, mida sa soovid teha ja kui sul on sellel päeval see eesmärk tehtud, paned sinna X-i. ja teine tööriist on siis lepingud iseendaga. Ehk siis kui sa kirjutad lepingu, allkirjastad selle, teed selle nagu ametlikuks, aga sellel lepingul on mittetäitumisel ka nagu selline karistus. sanktsioonid peal. ja see karistus peab olema nagu piisavalt karm selleks, et sind motiveerida ennast liigutama. ja minu esimene leping oli see, kui ma liitusin selle kommuuniga, siis mu esimene leping oli see, et kirjuta välja 100 asja, mida sa soovid elus kogeda, tee oma see nii-öelda bucket list valmis. ja selleks on 7 päeva aega ja kui seda ei tee, siis pean ennast kiilakaks ajama. ja no ei taha. ja andis motivatsiooni ja tegin ära. ma olin nii hirmul, et ma tegin esimese nii-öelda mustandi, ma tegin juba 2 päevaga. see on ikka väga hea, väga hea nii-öelda karistus, mida endale panna, et ajab ikka küll, push ib tagant veidi, onju. ja ma võin näitena tuua ka, et siin enne aastavahetust oli ühel naisel seal kaalulangetus eesmärgiks ja 3 kuuga, ma ei mäleta, kas ta pidi vist mingi 10 kilo või midagi sellist langetama. ja vahepeal, ütleme 2-3 nädalat enne väljakutse lõppu oli tal niimoodi, et tal tuli kaal tagasi veel ja siis kõik meie kommuunist mõtlesid, et ta ei saa sellega ju hakkama, et see läheb päris nagu karmiks. Ja tema karistus oli see, et ta peab 1 kulmu ära ajama ja ta ei tohi siit värvida ka seda, et see peab jääma niimoodi. Nonii. ja ta tegi ära. ta sai oma selle saavutatud kaalu lõpuks ikkagi kätte ja ta tegi fasting ut viimased päevad ja siis saigi üsna täpselt minu meelest selle eesmärgi kätte. ja muuseas, mina hakkasin ka eilsest fasting ut tegema. ma ei ole kunagi varem fasting ut teinud ja see on päris huvitav, et ma sõin viimati eile kell 1 päeval ja tänaseni või nüüd praeguseni siis ei ole mitte midagi söönud peaaegu 24 tundi, praegu vist 22. Millal siis su järgmine toidukord on? see kestab 3 päeva ehk siis 6-ndast 9-ndani. et sa ei söögi mitte midagi siis või? ma joon vett. Okei, vau, ja sul on ikkagi energiat, et käia jooksmas. Kas sa oled seda varem teinud või sa nüüd lihtsalt proovid seda kogemust, et? lihtsalt abikaasal tuli see mõte kuskilt või kuidagi see temani jõudis ja ta ütles, et ta tahab seda teha. Ma ütlesin, et okei, ma teen sinuga kaasa. Okei, no pärast saad siis meile teada anda. Et noh, öeldi, et teine päev pidi kõige raskem olema, ehk siis täna. Aga siiamaani ma tunnen, et on päris
päris noh, tegelikult on hea, energiat on ja mul ei ole siiamaani veel sellist tühja kõhu tunnet ka. No Et väga ma olen hästi. piisavalt palju vett joonud ja jah. No hästi. Kuule, aga ole hea, räägi siis, kui sa avaldad meile selle kogukonna ka, millega sa liitusid ja kuidas siis teised, kes tahaksid ka liituda, saavad sinna siis ligipääsu. Mhm. See kogukond toimib sellisel platvormil nagu School ja selle nimi on Bucket Lister Community. aga pärast saame selle siis siia alla linkida, et Ja. kes tahab, saab Mhm. sealt vaadata. Mhm. Ja jah, see on niimoodi, et ütleme, seal on tasuta kommuun, kus on siis natukene vähem personaalsem see asi, aga mina olen liitunud tasulise kommuuniga, kus siis meil on igapäevased Zoomi kõned, kogu aeg jagame üksteisega, kellel kuidas läheb, kellel millised väljakutsed on ja nii edasi, et seal tehakse erinevaid 7 või 30 päevaseid väljakutseid, näiteks 7 päeva social media detox või siis 7 päeva suhkruvaba või kellel iganes on mingisugused probleemid või väljakutsed, millest ta tahab üle saada, et siis selle ta võtabki omale, et teeb selle X-ide tabeli 7 päevaks, kui see esmaspäev on tehtud, paneb sinna X-i, on ju, ja samamoodi mina olen ka teinud siis suhkruvaba seda challenge'it 30 päeva, külma duši challenge'it 7 päeva, siis jah, seal on palju neid ühesõnaga, et Et iga kohe, ei kui hakka. on ei, kindlasti, et noh, kohe, kui on, ma näen, et on mingisugune selline murekoht või nagu, et ma näen, et mingi asjaga on vaja tegeleda, siis see on võib-olla see koht, kus ma peaksin nagu kirjutama endale lepingu, et ma nüüd teen seda ja no, septembris, kui mul oli sünnipäevakuu, siis ma võtsin ennast nagu täiega käsile, ma tegin X-ide tabeli, kus ma panin siis, et ühe päeva jooksul pean tegema, 30 päeva kestab ja ühe päeva jooksul siis teen ära 27 lõuatõmmet, sest ma sain 27. Ma vihkan lõuatõmbeid, ma ei saa neid üldse nagu teha, aga lihtsalt, et päeva jooksul peab 27 olema tehtud, siis 100 kätekõverdust, 100 kõhulihast ja siis iga päev 5-kilomeetrine jooks. Et noh, Wow. mõned päevad ma olen siin vähem jooksnud, aga siis septembris jooksin iga päev 5 kilomeetrit. See ikkagi treenib väga hästi seda, et sa nagu teed selle ära, no matter what, sa ei lase nagu mingisugusel virinal üldse nagu enda mõistuse vahele pugeda. sul on lihtsalt see, et ma lähen teen ära, olgu võib-olla mul halb enesetunne, motivatsiooniga polegi siin enam midagi pistmist, pigem on see, et ma olen endale lubaduse andnud, ma teen ära, onju. ja kogukond ka kindlasti toetab seda väga, onju. Ja jooksmine on kindlasti üks selline asi, mis on nagu täiesti ära kustutanud kõik vabandused, et mul on igasuguseid asju siin vahele tulnud selle 477 päeva jooksul ja siiamaani pole ühtegi neist olnud nagu nii nii mõjus. mõjuvad põhjused, et peaks jooksmist vahele jätma. Ma olengi mõelnud, et nagu ainukene selline põhjus on jooksmise vahele jätmiseks umbes see, et kui mul on mingi jalaluu murd või midagi, et siis ma tõesti minna ei saa. ja Aga seda ei juhtu, selle võib ära tühistada. see ei ole, see ei ole. jah, mul ei ole elus ühtegi jalaluu murd olnud, et mul on õnneks nagu tervis olnud lapsest saati tegelikult nagu väga-väga tugev. Et füüsiline tervis on tegelikult jah, väga tugevalt, kuigi nagu vaimse tervisega on vaja rohkem tegeleda. Romet, kas sa tahad veel siia lõppu midagi lisada või midagi öelda, et mida võib-olla, noh, me paneme kõik selle kogukonna info siia podcast'i alla kirjeldusse, et kes soovib täpsemalt uurida, rohkem lugeda. sinu Instagrami kontot saab jälgida siis Romet Rants, kes huvitub just jooksu poole pealt. Isikliku konto Romet Dare to Live oli vist sul, et paneme selle ka sinna Ja. juurde. Mhm. ja kas sa tahad lõpetuseks midagi öelda, midagi soovida uueks aastaks või kuidagi midagi siis, mis sa tunned, et on veel jagamata jäänud jagada?
Mhm, mhm. Või üks selline soovitus võib-olla, mis on nagu sind tõuganud või andnud, et sa ütlesid, et jooksmisega sa alustasid tänu sellele, et sa lihtsalt sinu hea tuttav või sõber seda tegi, sa sattusid ta konto otsa ja sealt sa said selle inspiratsiooni enda sees Mhm. kätte ja siis hakkasid seda tegema, onju. Et kas on sul mõni soovitus, et jälgige siis neid inimesi, kelle moodi te tahate olla või kas see võiks olla selline positiivne edasiviiv mõte? Ja see on kindlasti õige, et ümbritse ennast nende inimestega, kelle moodi sa tahad olla. Mhm, Et, äh, et jah, ma ei pea olema, ütleme, müügiinimene, aga kui ma ümbritsen ennast müügiinimestega, siis mul võivad olla väga head müügikogemused näiteks. ja, Või ütleme samamoodi nagu see kommuun on, et ma ei olnud enne, mul ei olnud üldse aimugi, et ma võiksin unistada millestki sellisest, nagu need inimesed, kes seal kommuunis on. Kui ma ümbritsen ennast selliste inimestega, siis meil on kõigil ühine eesmärk, meil on kõigil ühine tee, et igaüks läheb natukene küll nagu oma suunas, aga, aga see teadmine on kõigil sama, et see on võimalik. Et me mhm, saame sellega hakkama, kui me nagu pühendume sellesse ja töötame selle nimel. Et, et mis minu enda kõige suurim takistus oligi alguses just see, et alustamine. Ja see on mhm, tegelikult tänase päevani ka teistes valdkondades on ikkagi see, et võtta kätte lihtsalt ja alustada millegagi. Aga mhm, siis ongi see, et ma mõtlen näiteks selle peale, et tuleviku mina oleks mulle nagu tänulik selle eest, ja. kui ma täna ja praegu alustaksin. Et, äh, See on et väga hea mõte. ma ei taha nagu aasta pärast tagasi vaadata ja mõelda, et oleks ma siis niimoodi teinud. Et nüüd praegu ma vaatan nagu aasta ja ütleme siis 3 kuud nagu tagasi ja mõtlen, et vau, et see oli üliäge, et ma nagu otsustasin sellise asja ette võtta, et tänaseks ma olen nii kaua jooksnud ja ma ei piirdunud nagu aastaga, sest mu esimene eesmärk oli, et ma lihtsalt jooksen aasta. Ja siis vaatan, et vahepeal oli tõesti selline mõte, et ei, ma edasi küll ei pane, et see on ikka päris jõhker, et siin talvel oli väga hull joosta, vahepeal oli põlvedest kuni puusani lumi kuskil põldude vahel täis tuisanud tee peal ja ikkagi paned edasi. Et, et jah, just see, et iseendale tagasi vaadata, siis mõtledki sellele, et kuhu sa oled jõudnud selle ajaga võib-olla. Väga ilus kokkuvõte ja väga ilusad mõtted kindlasti väga edasiviivad. Aitäh, Romet, et sa tulid siia podcasti ja et sa jagasid sellist motiveerivalt enda täita olnud unistusi ja selles võtmes ka, kuidas saavutada eesmärke ja andsid meile head nõu ja suunda, kuhu edasi vaadata, kui me tahame kogukonnas olla. Jagame Mhm. siis sinu kontakte siin podcasti all ja kas inimesed võivad sulle kirjutada, kui nad tahavad nõu või soovitusi või äkki sinu piirkonnas koos jooksma minna kellegiga, kes teab juba, mida ta teeb. Jaa, kindlasti. Mul oleks väga hea meel kellegagi koos joosta. Nii et lahe. ma arvan, et ütleme kuskil 400 päeva ma olen nüüd täiesti üksinda jooksnud. Okei, kas no nii, aga Romet, alguses, meie vestluse alguses sa veel mainisid seda, et sa et sa tahaksid nagu reisida ja sa oled otsustanud, et sa hakkad nüüd reisima palju ja et oled avatud uutele tööpakkumistele või töömaastikul siis väljakutsetele. Ja millised siis sinu tugevused on, kui juhuslikult peaks keegi potentsiaalne tööandja meie vestlust vaatama ja sellist head ja pühendunud järjekindlat meest enda tiimi soovima?
siis võib-olla sa räägid siis veidi endast, millise iseloomuga tööd sa otsid või millisele pakkumisele sa oled avatud või mida sa ise tiimi juurde tood? Mhm. Minu meelest üliäge oleks olla mingisuguse brändi esindaja näiteks, sest et näiteks mõni jooksuriidebränd, sest et jooksmisega ma tegelen nagunii igapäevaselt Ja ja, ja see oleks nagu selline nii-öelda elustiil, sest ma teen seda nagunii ja siis selle eest veel nii-öelda tasustatud saada on ju väga hea, et see on ülihea mõte ja muidugi kõik, kes sind juba jälgivad, teavad, et kui sa ikkagi iga päev jooksed, siis su toss kulub, siis su riided kuluvad ja kui sinuga võtaks ühendust selline bränd, kellel on tõesti head kvaliteetsed tooted, nii et sa ei pea iga kuu neid välja vahetama, siis sinu sõna on väga usutav läbi sinu kogemuse. mhm. Nii et kõik jooksuriiete brändid, spordirõivaste esindajad, võtke Rometiga ühendust tema Instagrami kaudu või mis su Gmail on? On sul Hotmail, Gmail? Kuidas sinuni mõlemad on jõutaks? olemas. Mõlemad on olemas, rometkakko@hotmail.com või rometkakko@gmail.com ja sealt saab ühendust võtta ja tulen ja testin teie jooksuriided ära. No see on väga äge. No nii, see unistus on jälle lendu lastud ja eks siis anname mingisuguse kui sinuga nüüd võetakse ühendust, Romet, siis palun anna teada, et vaatame, kas see üleskutse toimis sellisel moel ja viisil. No see oleks väga lahe, et ma olen igati avatud uutele võimalustele ja pakkumistele, et kõik, mis tuleb, on vastu võetud. Väga äge. Kas sa siia lõpetuseks tahad veel midagi lisada või tõmbame tänaseks nii-öelda otsad kokku? Kas sa mind kuulsid? Korraks hakkis, et sa ütlesid, et kas ma lõpetuseks tahan midagi lisada, aga siis jäi pilt seisma. Et kas sa Ja ütlesid midagi veel? ei, võimegi jätkata sellega, et kas sa veel Ja. lõpetuseks tahad midagi öelda. Kontakte me kõiki jagame siis siin podcast'i all kirjelduses Mhm. ja teised leiavad siis sind üles. Mhm. Mm. Lõpetuseks ma tahan öelda lihtsalt seda, et kui keegi, kes seda vaatab, on omadega kuidagi ummikusse jooksnud või kimpus, siis kõige tähtsam on alustada ja, ja pannagi alustada väikestest eesmärkidest ja panna omale kirja, sellepärast et ma usun ise seda, et meile meeldib vaadata oma progressi ja samamoodi see X-ide tabel toimib ka, et kui ma teen 30-päevase challenge'i, siis ma vaatan, mul on iga päev see X-ide tabel seina peal ja ma näen seda progressi, kui kaugele ma olen juba tulnud. Et ma ise usun seda, et meile meeldib nagu näha seda, sest et kui ma seda kirja ei paneks, siis ma võib-olla ei oleks nii järjepidev või nagu siis ei oleks mul kogu aeg meeldetuletusena siin. Mhm. Aga kui alustada, siis võta omale eesmärk ja tee see eesmärk nagu näiteks 100 erinevaks sammuks. Et sul on 100 erinevat sammu, et selle eesmärgini jõuda. Ja kui sa pead mõtlema nii palju neid eesmärke välja, siis need eesmärgid muutuvad lõpuks nii absurdselt väikesteks eesmärkideks, et see tundub lihtsalt nagu lollus neid mitte teha. Ehk Liiga siis, lihtne. et kui ma võtan nagu jooksmine, kui ma olen inimene, kes ei taha jooksma minna või nagu
et ütlen, et see ei ole mulle, et ma ei ole mingi jooksja, siis aga mingisugune tunne siin kuskil on, et nagu äkki peaks proovima, siis kuidas seda nagu alustada? Sa teedki sellest selle nii-öelda mitmeks eesmärgiks ja kõige esimene eesmärk võib-olla ongi see, et sa paned oma jooksutossud näiteks homseks välisukse ette või mis iganes tossud, millega sa läheksid jooksma, sa paned need sinna välisukse ette. Ja võib-olla esimene päev sa lihtsalt nagu vaatadki neid, aga see on juba see esimene samm, et sa paned need tossud sinna. Teine samm on võib-olla see, et sa paned need jalga ja lähed õue. Võib-olla vaatad õues seal välisukse ees nagu. Võib-olla esimene kord ei lähegi jooksma ja võib-olla järgmine kord, kui proovid, lähed võib-olla jalutama. Ja siis võib-olla jalutad niimoodi, et viimased 500 meetrit nagu jooksed. Et Ja väga niimoodi... väikeste sammudega ja niimoodi, et see on sulle võimete kohane. Sa tead, et see on väga reaalne, et sa paned need tossud sinna ukse ette. See on väga reaalne, lihtne asi. Me suudame kõik seda teha. Väga reaalne on, et me suudame need tossud ka jalga panna. Me lihtsalt hakkame alustama kuskilt, on ju, et see on nii geniaalne kirjeldus, nii geniaalne nipp. Aitäh selle eest, see on väga hea. Et mitte ükski eesmärk ei ole meie jaoks nagu liiga suur, kui me teeme selle ühe suure eesmärgi nagu näiteks 100 väikseks eesmärgiks. Et nagu 100 asja on nagu nii absurdne välja mõelda mingisuguse asja kohta. Et ma ütlen ausalt, et kui ma kirjutasin omale seda listi välja nendest asjadest, mida ma soovin elu jooksul ära kogeda, ma jäin ka siis kimpu, sellepärast et lihtsalt ei oska nagu unistada enam. Seda ma olen hästi palju nüüd nagu õppinud seal kommuunis olles, et unistada suurelt, et unistada nagu laps ilma piiranguteta. Ja see on tõesti väga palju aidanud ja andnud erinevaid nippe igapäevaeluks, et see põhineb, tegelikult see kommuun põhineb just sellele, et siis nii-öelda teha selle perioodi jooksul ära siis nii palju asju, aga need teadmised ja kogemused ja nipid, mis sealt saad, need on nii väärtuslikud, et neid on väga hea kasutada nagu ka mujal igapäevaelus, täpselt samamoodi nagu ma siin neid nippe edasi jagan, eks, et ma olengi võtnud endale ka igapäevaellu, et need ei pea olema konkreetselt just seotud selle listiga, vaid kõik igasugused muud eesmärgid ka, mis on elus, et see aitab lihtsalt väga palju mind ennast, et see on minu kogemus. Kuule, Romet, aitäh sulle, aitäh, et sa tulid ja aitäh, et sa jagasid nii palju ja nii tore on näha küll enamasti sotsiaalmeedia vahendusel seda, kuidas me kohtusime ja millised võib-olla olek oli sul siis ja milline on täna, et see kasv on nagu võrratus ja eneseareng on nagu täiesti inspireeriv. Et aitäh sulle selle eest ja aitäh, et sa jagama tulid. Ja aitäh, et sa kutsusid, et see on väga lahe. Muuseas, mul on seal listis, et osaleda podcastis. Nüüd ma saan selle maha tõmmata. Nii lahe. Super. Et töötab. Võib öelda, et üks sinu unistus või eesmärk on ju täitunud sellega, on ju. Ja ma tahaks rõhutada, et Romet ei kirjutanud mulle ise, et ta tahab osaleda, vaid mina tundsin hästi tugevalt, et ma tahan Rometit kutsuda ja temaga vestelda. Väga lahe. Ja sellel lihtsalt rõhutan, sellel pole mitte midagi valet, see on just väga tervitatav, kui ka inimesed ise kirjutavad, et nad tahavad oma lugu jagada, et see on väga teretulnud. Hästi, kuule, aga toredat päeva jätku sulle ja siis paneme varsti kuulamiseks ülesse ja täname kõiki vaatajaid-kuulajaid ja kirjutage siis Rometile oma mõtted ja küsimused. Ja minge Rometiga koos jooksma. Ja, teeme nii. Olgu, tšau. Tšau.